seekord proovin siis tagurpidi käigu luku endale teha, et käikudega valesti ei läheks ja äkki saab kolmandalt teisele ka hakata vahetama. Et muidu väga käiguvahetusvarianti eriti ei olnud saadaval. Kuna kolmandalt teisele tõmmates ehk siis tagurpidi käigu peale ära kogu aeg, et teine ja tagurpidi käik on kõrvuti. Ja kuna siin on ise arvutatud süsteemid, siis siin mingit lukku praegu ei ole, aga nüüd kohe tuleb mingi lihtne kiire süsteem. Ja siis mootori vahetasin ka ära, panin vana mootori tagasi, et see mootor, mida ma talv läbi nikerdasin, et seal tegin paar asja valesti, et otsakaane panin ennem blokikant peale ja seal oli tunda, et seal on nagu, kui blokikaan peale panna, et siis vahe tasapind ei olnud täpselt nii sile, kui ta võiks olla, aga 2000 kilomeetrit isegi kestis. Aga see mootori nurka seisma õnneks mul oli teine 2-3 kompressor kohe võtta ja see oli siis selle auto originaalmootor, mis oli kahtlusega, et äkki blokikaani tihend on ära roostetanud või midagi, et ei hakanud proovimagi. Ja gate on ka välja veninud nagu, et ajastusest on enam-vähem, mootori ajastusest on siis peaaegu üks sammas valesti praegu, aga hetkel kiiruga see jääb niimoodi. Aga mootor töötab palju paremini kui teine niimoodi, et jah, vaatame, mis saama hakkab. Nüüd saab käika ka lülitama hakata ja siis võib päris heaks minna juba. Siis peaks järgmisena äkki vedrustuse tegema. Vedrustus on ka kuidagi pehme, aga sellega ei jõua praegu midagi teha. Et seal peab ka midagi kokku kompunima, millegist midagi tegema. No jah. Siis teeme selle valmis, vaatame, kuidas töötame. Homme võistlused, et see on hea teha, et aega on. Aga noh, loodame, et siin mingeid viimase hetke kuradi asju ei tule. Mingeid üllatusi, aga tundub, et ei tule. Sõitsin päev läbi linna vahel ringi ka, et kõik töötas nagu. Ainult see käiguvahetus oligi nagu asi, mis häirib. Ja siis see kank sõidab ka siia nagu välja, siis ei saa seda kätte vahepeal. Ja selle peab ka kuidagi siit kinni panema, ta on lihtsalt lahti sealt. Võiks siin olla. Ja siis olekski nagu valmis juba. Siis võiks nagu minna homme juba rehvi põletama. No jah, vaatame ikerdame edasi siin. Mis nüüd ajab? Õlipunn on all, võtame õtsa alt ära ja siis paneme uue õtsa alla ja paneme uue tagatule ka ja siis läheme koju ära. Kus on õli? Siin on õli. Ta on teil ikka joodik. Teab rohkem kui mina. Mida tihedamini seda õli vahetad, seda parem on. Näed, üks korralik trenn, üks võistlus, filter oli kokku tõmmanud ja õli on ikka väga must tegelikult. Nii, ole siin. Siin kriisiaeg. Nii, seisa. Paneme uue peale ja siis enne taugapilse ei pea vahetamist. Valmis või? Timmis. Käigud vahetavad värgid, särgid, nüüd saab mingi muu jamaga tegeleda. Näiteks rehvid, rattad kokku tooma ja rehvid on vahetatud, aga kõik rattad peaks õigesse kohta kokku koguma ja Jumala haige asi. Kõigepealt laseb siin oma mootorikatti, siis kolib mulle siia garaaži oma asjadega sisse, siis kehale Stein lasi ka oma mootorikatti. 2.0 sai jagu ja siin uus mootor valmis ei saanud ja siis meil oli suur abikäsi Kristjan Salju-Salmre, kes andis meile ühe BMW kompakti talveka. Ütles, et pange sillad paika ja sõitke. Üks võistlus. Et Tann osaleb homme meil siis suurrallis siukse pildiga, punases tangega kompakt. Homme peab Väänaga raage kõik 4 autot kvallis punktid saama. sõitma vähemalt. Ah? Sõitma vähemalt. Sõitma või? Jah, homme peavad kõik 4 autot sõitma vähemalt. Sander Soopi eesotsas näiteks.
siin ei ole midagi. Ma arvan, et ta on nüüd nõrgus ära. Kus kork on? Siin. Paneme selle lae tagasi, paneme tuled paika ja siis Sandril on auto valmis üldse või? Helista talle, laivis. Ja siis ega midagi. Sajame selle välja. Siis ajame bussi sisse, tõstame asjad maha, viskame rehvid bussi. Ja oi, kell on 11. Nii. Ja siis hommiku kell 8 juba oleme Suurhallis. 9-st hakkavad trennid ja siis vaatame, kuidas see pedoni ääres sõita on. Ei lähe. No vähemalt on sisenemine on parem kui Kehala seal piirete vahel. Seal on kitsam. Tere. Nii, Sandri. Kuule, kas sa oled enda Bebe valmis saanud või? Jaa. Jaa või? Jaa. Väga hea. Või noh, selles suhtes. Jah, tõenäoliselt küll. Et kas su BMW töötab niimoodi, et sa oled homme hommikul kell 8 Suurhallis ja sa ei hakka seda kohe remontima? No, selles suhtes, et me ei saa millekski kindel olla, see BMW. Miks sa nii ütled? Mis BMW, tere kõik need sitad labima hakkavad. Okei, aga klapikas on korras ja sõidab või? Tundub nii, jah. Noh, siis hommikul 8 näeme ju. Mis kell 8? Kell 8? Miks? Sellepärast... Tehniline on 10.05 alles. Meil on 9-st. Meil on 9.05 on tehniline, boks tuleb ka üles panna. Noh, te panete kell 8 boksi üles, ma jõuan kell 9. Kas ma tulen kohe sulle järgi või? Ühesõnaga, kell 8, Saku Suurhall. 7.25, snati taga. Selge. Laseme väiksed skidonglid. Leppisime kokku. Ja kui sa 7.26 kohal ei ole, siis ma ei tea, mis me sulle teeme. Ja keegi ei pea sinule tulema kontori uksele koputama. Jah, ei ole nii, et lähed kell 4 magama ja siis me 3 tundi sind kontori ukse taga ajame üles ja jäta uks lahti. No aga kui ma kell 4 magama lähen ja te mind 3 tundi üles saate, siis põhimõtteliselt kella 7 näete mind üles. Kuule, võta kokku ennast nüüd ja tee oma asjad valmis hommikul. No siis jõuad jah, enam-päev tehniliseks kohale. Taugab ilmse tehniliseks. Äkki saab edasi lükata lihtsalt. Ema ma olen rääkis. Pühapäeva hommikul kätte jõudnud, Suurhalli drift. Käisime koosolekule tehnilis ära, auto on korras, tehniliselt räägiti asjad ära. Ja juba läheme esimestesse ringidesse, vaatame kuidas läheb. Sain Sallu kompaktiga, millega Tanel meil seekord sõidab, 2 ringi teha. Sallu ütles, nagu mugav oli sõita või? Ütlesin küll jah, vabalt hinga üle pika oli päris mugav. Nüüd lähme enda autoga vaatame, see sisenemine oli natuke hirmus esimesed 2 ringi, aga ma arvan, et võib-olla sellepärast, et see oli võõras auto ja ma sõitsin sellega esimest korda, aga proovime.
kõik on hästi. Nii, meil siis toimub Saku Suurhalli drift, praegu vaatan teiste sõiti, ise ma sõitsin ära. Seekord on meil asendus auto, 3-liitrine BMW 46 kompakt, kuna enda lendas automootor õhku kehale trennis. Et nüüd vaatame, mis saama hakkab, varsti tulevad kvallid ja anname ennast parima. Tõsta auto kõrvale, see on kuub. See on kuub. Nii, tõsta. 13 padrun püssi otsa, suure püssi otsa. Keegi peab kogu aeg tööriista kappi veel saama. Vaata põhi kappi pealt. Kas see on see probleem, et 2 sõitjat vahetavad, teevad ühte autot korda ja 2 sõitjat parandavad teist autot? Jaa, kõik mehaanikud on kohal. E12, E14, E16 ja E16. Lähevad tavaliselt silmud, et rahtu on kõvasti kinni või? Väiks on. Keskmine narre pikendus, kõik pikendus, mis teil on. No nii, ma sain ka oma trenniringid tehtud. Viimase ringi ajal, või noh, eelviimase ringi ajal hakkas temperatuur juba natuke kõrgemaks minema. Ja nüüd viimase ringi ajal siis lõi radika küljest ühe toru lahti. Ja tänu sellele kõik vesi väljas ja kõik särgid-värgid pidime auto raja pealt ära lükkama. Aga õnneks midagi keerulist ei ole. Paneme toru uuesti kinni, vesi sisse ja läheb edasi. Aga sealpool käib hoopis põnevam lugu. Nimelt Reinol läks siduri survelaager katki. Ja nüüd tuleb see ära vahetada ennem kui kvalifikatsioonid hakkavad. See tähendab seda, et käigukast maa põhimõtteliselt kõik laiali
ja siis kõik kokku ja värki-särki. Tore, vaatame, kuidas saab. No näed, lasti maas juba ju. Ole sellesse passi niimoodi ja. Abi vaja või? Tagasi vaja. Ei hakka rääkida, mul praegu toidu. Kaua läks? 18 minutit. Kast maha, kast peale. Läks just alla ka ühe kastipaldi, mida ennem ei olnud. No aga mida vähem poltsi kiire on vahetada. Ja all on lihtsam välja keerata lihtsalt. Mul natukene makka võtta ette. Neljalt, nii et. No mul mingi asi, mis starterit ka kinni hoida. Vaata see. Ipukal on selle jaoks. Käima saab aega lükata kohe aega. Täpselt. Vaata sais ma kohe aitan. Sul on starter tuli ja sul tagant ära, ei saagi sul tagasi. Veel parem. Oota. Tule siia palun, kui ma pealt võetan, kahe kongi. Oota, sul on siit, kohe hoiab. Natuke keerata. Oota, siit juhe hoiab. Tõsta seda otsa üles poole, kui saad, mis su käes on. Kukkus alla. Vaatame alas alla. Anna siia. Siin, olla juurde. Sai just survelaager ära vahetud. Mis enne pesulasse minekut jubedalt hakkas häält tegema ja meil läks täpselt 52 minutit ja natuke on vaja veel kokku jääda, tund. Aga töösilinder hüppas ka välja, nii et see oli teine kord kast maha ja siis kolmas kord võtsime veel, sest see starter oli vale seismis. Aga ei, praegu tundub, et nüüd on. Vaatame, käime koosolekul ära. Tõsteti igaks juhuks kvalli viimasest, võin korra proovida saama. Vaatame, mis saab. Ei ole.
parim tandem ka nii. Selle kaotuse üle ma ei ole üldse kurb. Ma algusel mõtlesin, et ma nagu ise lükkasin siin vaata täitsa nagu üle. Oli kuidagi seal, hoidsin nüüd läheb. Okei, kui rehva mees rets, laiem veel, ma ei tea, kas selle pealt laivis ei saanud aru, kas kontaktis meil ja kontaktis mingis vähemalt koordis on tegelikult veel näha, terve aja niimoodi. Kõigepealt meili tagaukse peal esiukse peale juurde. Või raisk, kus oleks. Ma oleks tahtnud lihtsalt koondada, kui oleks raisk koondamisel. Kui oleks lõpuni ära sõidanud, homme on fun pool. Emotsioonid, mis emotsioonid on? Ma olen top 4. Frankiga ülikõva sõit, Frank läks natuke kaugele. Siis ma mõtlesin, et ma jõuan järgi, ma lõiksin liiga palju sisse, tõmbasin kässe, et mõtlesin, et nüüd on tehtud, kõik otsustatud. Frank tuli veel külje alla ka. Aga ei, ülikõvad sõidud. Hoia kässe. Praeme jah. Kana on ammu ajus juba. Mis tunne on siis? Tunne või? Minu tunne juba algas, emotsioonid olid laes juba top 8, nii et mul täitsa saviga kas 4. või 3. Ma jõudsin top 4 välja, ülikõva. Ja vaadake, mis sõidud on veel ebareaalsed.
olid head sõidud siis või? olid, on ju? ja kvalifikatsiooni võitis meil täna Ahti Kurb ja kolmas koht Eetri Sulkila. aga ütleme siis selle asja neljas. Ära hullu. Kiri Šuta. no nii, selleks korraks üritus jälle läbi saanud ja päris hea üritus oli isegi. Minul eriti hästi ei läinud, aga ei saa ka öelda, et väga halvasti läks. no väike betooniga üks ikka jah. Väike betooniga üks jah, ja Versel jälle ühtegi tükki küljest ära ei kukkunud, ühtegi mahla välja ei tulnud, ühtegi ratast kõveraks ei läinud ja ema, ma olen telekajas. ja sai täitsa Kanal 2 ka isegi, täitsa õigesse telekasse, nii et ja polnudki krivis, oli hoopis reporteris. ei, tegelikult meil läks ülihästi, me tulime 4 autoga kohale, ehitasime siin viimased paar päeva Tanel auto Kristjan Salmre käest, võtsime ta talveka, tegime seda ringi striiklassile kõlbulikuks ja Tanel võttis täna mõlemast ringist kvallis punktid ja top 32 ka läks One More Time'i, kus kahjuks pidi alla vanduma, aga sõidud olid ilusad. Raigil läks ka top 32 vähe untsu ja langes välja, aga Sander sai ka top 32 edasi, top 16 Sergei Sestopale vastu. Ja no mul oli ennem alguses refi häda ja siis ma sain refi häda lahendatud, siis sain kvalifikatsioonist esimese ringiga sain 2 punktid kätte. Tavaliselt ma esimese ringi teen 0 ja teisest teen punktid, aga seekord tuli esimesest 2 normaalsed punktid kätte. Ma juba teadsin, et davai edasi minek, et hakkasime mingit uut trajektoori seal proovima, et saaks hästi mõnusalt laugelt tulla, aga sai kohe otse betooni panna. Sendit oli jaa. Aga selles suhtes jah, et sai edasi järgmisesse sõitu ja tandemis kahjuks seal see mats käis ära ja siis olid mõtted mujal ja siuke lalala oli sees ja läks meelest ära lihtsalt autot tankida vahepeal ja esimene tandemi sõit eessõit oli väga hea, nagu tagasõitja tegi veel vea ka niimoodi, et oleks kindlalt nagu edasi saanud. Ja tegin seda järelsõitu ja järelsõidus siis ühe kurvi peal nagu pill läks otsaks ja jõudu ei olnud enam ja sain aru, et kütus oli otsas, aga noh, mis seal ikka, eks järgmine kord uuesti, et peab need näidikud tööle saama, et praegu isegi ei näita palju autos kütust on, et võib-olla see võib ka probleem olla. Mul täpselt sama teema. Aga ei, mul läks täna kuidagi minu drifti ajaloo kõige parem võistlus oli. Et hakkasin sealt top 32 tulema, sõitsime Vampira Tifti Banderas vastu. Sõitsin ilusti ees ära, läksin järelsõitu tegema ja siis midagi ta tegi seal. Ja siis ma võtsin hammast ja kätega roolis kinni, hakkas betooni poole otsa minema, aga ei suutis ära päästa, et sealt saime edasi. Siis järgmiseks tuli meile Karl-Sander Johnson. Sõitsime ilusti järel ära ukses ja läksin eessõitu tegema ja viimases kurvis kuidagi nagu mingi vibra oli korra ja Karl-Sander kriipis mu ust nii kõvasti, et mõtlesin, kes nüüd siin saega ukse sisse hakkab tulema. Ja siis pidamine kadus ära ja läksin spinni ja tuli välja, et ref oli maas teiselt poolt, mitte sealt poolt, kus Karl-Sander mulle mind puksis, aga ma ei tea, kuidas see juhtus ja siis anti kohtuniku poolt võit mulle. Sain edasi top 8-sse, kus mind ootas Frank Passer. Öeldi mulle, et kiire sõitja, et proovi siis kätte saada. Ja kuna me panime 17 oli täna alla, siis Pemmil tuli kiirus kõvasti juurde. Ja sõitsime ilusti, Frank oli mul ukses ja ma olin tal ukses ja ma ei tea, mis seal eksimuseks lõpuks saigi, aga saime ka sealt edasi, top 4. Ja noh, siis mul oli juba nii fun, et ma teen kõike seda fun'i pärast, et ma siin ei hakkagi, et saab, mis saab ja ma olen juba rahul. Ja tuli siis top 4 esimene vastane oli Kirill Žukov. Sõitsin taga, käperdisin ise. Flipil läksin aimama ja aimasin nii valesti, et Kirill läks välja ära ja mul ei olnud enam kuskile minna ja siis käperdisin ühesõnaga. Ja siis 3.-4. koha sõitu läksin Endri Sulkina, aga
esimesed tiirud tegime ära, mina jälle vaja lolli peaga kuskile suruma minna, esimeses kurvis istusin kohe sealt off-track'i ja siis eessõidus sõitsin ilusti ära, Hendrik vist mulle järgi ei jõudnud, saime one more time'i. Teises täpselt sama viga, esimeses kurvis käperdasin sinna esimese kurvi auku ära. ja no selles suhtes oli kõva, väga kõvad tandemid ja tegelikult sa unustasid veel selle ära, et kui trennid said või kvalifikatsioon sai läbi ja hakkasid tandemid, et siis nagu vahepeal sai isegi siduri survelaager ära vahetatud. Ei, see oli enne, trennid said läbi enne kvalle, hakkasime pesulasse minema, mõtlesin, teeme auto puhtaks, et jube tolmuseks on vahepeal saanud. Pain auto käima, vajutasin siduri alla ja siis oli jõhker kolin ja lõpuks tuli välja, et kasti hoovastiku plastikpuks on ära kulunud ja kui ma vajutasin siduri põhja, siis ta käis otse vastu korvi ja ehmatas ära. Sõitsime kasti alt ära, panime uue ja nüüd enam häält ei tee ja väga hea oli. Aga lõppkokkuvõttes väga mõnus võistlus. 4. koht käes ja nüüd saab ainult äkki paremuse poole edasi minna. Aga super, kõik 4 tiimi sõitjad said punktid ja väga rahul võib olla. Jaa, kõik said edasi ja kõigil läks hästi põhimõtteliselt. Väga hästi läks, jõudsime kohale. Väga kaugele minna ka ei olnud. Jah, korra kähku saab garaažis käia ja tagasi tulla. Ega siin rohkem ei ole midagi, siin korjame selle ürituse siin kokku ja mingi kopamehed sõidavad ringi ja eks siin peab hakkama järgmiseks võistluseks juba mõtteid koguma. Jah, neljapäeva õhtul hiljemalt reede hommikul sõidame juba Taugapilse poole. Aga vist 2 autoga. Vist küll, jah. Selle loomaga ja siis Mersuga. Vaatame, kas Mersu sõidab ise kohale või tuleb Käruga. Ma arvan, et küll sõidab. Betoonid juba pikali lükkasin, mis seal Lätis sõitavad siis. Noh. Ega jah. Ega siin muud midagi ei olegi. Näeme juba nädala pärast Taugapils. Loodame, et ei tule sama, mis eelmine aasta 36 kraadi, et tuleb ära surema. Jaa, võiks mingi 26 kraadi olla. Jah. Võiks Tarts vihm ka tulla, siis oleks huvitav. Ja no eks Lätis ka, eks seal tuleb veel rohkem pingutada, kuna seal on üldjuhul olnud 80 osalejat. Meil oli 30. Ütleme nii, et kui samas vaimus jätkata, mis täna, siis on kõik hästi. Jah. Närvi, täna ei olnud isegi kvallis, ei olnud närvi, kuidagi nii rahulik ja fun oli, et ma läksin lihtsalt sõitsin, teadsin, tegin ära ja siis oli teine ring oli sendit ja kuidagi mugav oli. Tulin no sealt mugavustsoonist. Jaa, ma just ka enne kellelegi ütlesin, et see aasta on nagu lihtsam, et eelmine aasta oli siuke tunne, nagu läheksid poodi piima varastama, aga seekord lähed nagu poodi piima ostma juba siuke rahulik on, hea mõnus. Aga mis siis ikka? Näeme juba Taugapils. Jah, näeme, tšau.